Tere! Kas sa oled muinasjutuks valmis? Siit tuleb Võlusopi esimene lugu. Frederik ja sõpruse tiivad. Võlusopi aed on maagiline koht, kus puulehed sosistavad, vihmaussid naeratavad ja mesilased tantsivad. Suure koheva tamme all ärkas Lumi justkui unest. Ta oli seal istunud nii kaua, et ei märganudki, kuidas hommik juba mööda oli hiilinud. Tema juuksed olid veidi sassis ja silmad vaatasid eemal olevalt kaugusesse. Lumi armastas selliseid hetki, kus aeg jäi justkui seisma ja maailm sosistas vaikseid saladusi. Ta silmitses väikese maja akent, mis paistis läbi puude. Seal oma toas istus Runo, poiss, keda Lumi tundis juba kaua. Runo istus töölaua taga, pliiats suus, silmad kissis ja meisterdas midagi. Lumi hakkas püsti tõusma, et minna vaatama, millega Runo tegeleb. Äkki ta aga võpatas, sest nägi enda ees suurt sinist liblikat. Lumi polnud varem sinist liblikat näinud ja veel nii suurt. Tema tiivad virvendasid päikese käes ja Lumile tundus, et ta näeb kõiki vikerkaare värve ühe korraga ja kordamööda. Nii ilus! Ta lähenes ettevaatlikult liblikale, et teda lähemalt vaadata. Liblikas tõstis aeglaselt oma tiibu. Ta näis veel kohmakas, justkui alles harjudes oma uue kehaga. Mina olen Frederik. Ma tulin valguse seest. Aga kas valgus on üksinda, kui tal pole varju? Lumil läksid silmad pärani. Kas see on liblikate salakeel? Tulen valguse seest ja lähen varjude poole. Iga tiivalõõk kannab lugusid, mida pole veel räägitud. Lumi püüdis sõnu leida, aga samal hetkel kostis rohusahin ja Runo ilmus välja. Tal oli üks mutrivõti ühes ja peotäis kruvisid teises käes. Ta jäi kohe seisma ja vaatas neid kaht. Lumit ja liblikat, kes ütles, et tema nimi on Frederik. Lumi, kas sa oled hakanud liblikatega rääkima? Nende närvisüsteem on nii pisikene, et nad ei mäleta isegi, mitu jalga neil on. Neid on muidugi 6. Frederik liigutas oma tiibu aeglaselt ja virvendas kuldsete helkidega. Siis vaatas ta Runot ja küsis. Kas mälu on sama, mis tarkus? Või on tarkus see, mida süda teab? Runo kortsutas kulmu. Nüüd on kindel. Meil on filosoofiline liblikas, väga haruldane liik. Runo kummardus lähemale ja vaatas liblikad. Huvitav, keegi võiks selle ära mõõta. Tema tiibade liikumine ja need mustrid, need on nagu morsekood. Frederik vaatas kord Runot, kord Lumit. Keeled on vaid varjud mõtetest ja mõtted on nagu seemned. Vali hoolikalt, mida sa külvad. Runo turtsatas. Lumi aga aina imetles Frederiku. Frederik, kui sa tahad, siis sa võiksid olla meie sõber. Sa räägid nii naljakalt. Sõprus on nagu märjale paberile joonistamine. Täiuslikkus on ebatäiuslikkuses.
Runo aga sellega ei nõustunud. Ebatäiuslikkus ei saa kunagi olla täiuslik. Maailmas on kõik numbritega põhjendatav. Näiteks sõprus on kindlasti midagi, mida saab mõõta. Näiteks, mitu korda su sõber aitab sul voodi alla veerenud mutreid leida? Ei, ütles Lumi. Sõprus on rohkem nagu valgus. Seda ei saa katsuda, aga see on olemas. Aga Frederik raputas aeglaselt pead. Valgus on varju vend. Runo kehitas õlgu. Oled sina ikka üks haruldane leid. Üks on kindel. Ilma sõpruseta on igav. Lumi vaatas Frederiku ja ütles, kas sa siis tahad olla meie sõber? Me ei pruugi alati aru saada, mida sa räägid, aga me tahame kuulata. Frederiku tiivad virvendasid nüüd veidi kiiremini, justkui oleks ta rõõmus. Ja nii sündis Võlusopi metsas uus sõprus. Nad ei olnud veel päris kindlad, mis asi see sõprus täpselt on, aga nad teadsid üht. Neil on tore koos olla. Nad tundsid, et midagi väga erilist oli just alguse saanud. Sõprus algab seal, kus julged olla sina ise, ka siis, kui sa räägid liblikate salakeelt.